Tere kõigile, on pühapäev ja ma olen Tallinna lennujaamas. Brüsseli lend on küll tühistatud ja lendan Riia kaudu, aga pean täna õhtul juba ära lendama. Mis siis eelmisel nädalal huvitavat oli? Minu jaoks oli eelmisel nädalal kõige olulisem puuetega inimeste üritus. Euroopa Liidu puuetega inimeste organisatsioonid korraldavad iga paari aasta tagant marssi Brüsselis. Seda nimetatakse Freedom Drive ja seekord oli 30. või 35. kord. Tullakse Euroopa Parlamendi ette, peetakse koosolekut, Euroopa Parlamendis järgnevad arutelud, ehk tullaksegi poliitikute juurde, et tuletada meelde, millised on puuetega inimeste probleemid, kus nad tunnevad ennast diskrimineerituna ja nad on diskrimineeritud, sest fakt on ka see, et kõik meie jaoks nii lihtsad ja elementaarsed õigused ei ole kõigile puuetega inimestele tänapäeval veel kättesaadavad. Seekord räägiti esimeses paneelis puuetega inimeste iseseisvast elust, kuidas nad tahaksid elada mitte ainult hooldekodudes, vaid ka abistamisega iseseisvalt. Aga minul on väga südamesse läinud puuetega inimeste osalemine valimistel ja üldse valimiste kättesaadavus neile. Enne Euroopa Parlamendi valimisi tegime tihedat koostööd Eesti puuetega inimeste kojaga ja tegelikult nad juhtisid tähelepanu sellistele asjadele, mille peale võib-olla ise igapäevaselt ei tulegi. Kuidas saab kandideerida valimistel, kuidas saab osaleda valimise päeval, aga ka neti teel pime, kuidas saab jälgida debatti kurtum, kuidas saab jälgida debatti siis, kui ei ole tõlget ega ei ole all ka sõnalist tõlget. Sotsiaaldemokraadid tegid enne Euroopa Parlamenti suure sammu. Me olime ainuke ja esimene erakond Eestis, kes tõlkis oma programmi lihtsasse keelde. Jah, see on selline mõiste. Lihtne keel on selline keel, millest saavad aru ka piiratud vaimse puudega inimesed. Aga ütlen ausalt, ma ise loen ka tihti dokumente lihtsas keeles, sest nad on palju paremini arusaadavad, palju loogilisemalt üles ehitatud ja lühikeste arusaadavate lausetega. See oli esimene samm. Me püüdsime saada ka debatte viipekeelde, ERR-is vähemalt, ETV-s vähemalt, aga ei saanud. ETV ütles, et neil ei ole selleks raha, poliitikud seda omalt poolt erakondade poolt rahastada ei saanud. Ja tegelikult ma arvan, et väga palju läks kaduma, et neid debatte, mis toimusid vähemalt siis Rahvusringhäälingus, ei saanud ka viipekeelde tõlkida. Aasta pärast on kohalikud valimised, varsti on jälle Riigikogu valimised ja ma arvan, et puuetega inimeste teemasid ei tohiks meeles hoida ainult valimisteel. Vaidede küsimuste peale peaks mõtlema ka valimiste vahepealsel ajal. Neid inimesi peab kuulama, neid peab märkama ja eriti ma arvan poliitikutena me peame tegema kõik, et see, mis meile on elementaarne ja lihtsalt kättesaadav, oleks lihtne, kättesaadav, elementaarne ka puuetega inimestele. Selline oli jutt seekord ja kohtume nädala pärast.